Tere, mina olen Ivo ja mulle tuli selline plaan, et teha üks väike videoblogi. Videoblogi tegemise põhjuseks on see, et kohe-kohe hakkab valmis saama üks uus võidusõiduauto. Ja oligi selline plaan, et seoses selle uue võidusõiduautoga selle kokkupanemise käigus siis hakkaks seletama, mis me oleme teinud ja miks me oleme teinud ja mis asi see üldse on. Selle auto juures on nüüd kasutatud igasuguseid asju tehtud. Siin on palju tööd olnud selle toruraamiga, siis on olnud palju tööd näiteks komposiitmaterjalidega. Selle auto mootor on selline põnev võib-olla ja teistmoodi. Ja nii edasi. Siin on päris palju selliseid asju, mis on natukene nagu, kas nüüd teistmoodi, aga põhiline just see, et kogu see võidusõiduauto, millest ma siin juttu tahan teha, on ise nullist siis siin samas kohas projekteeritud. Siia on pandud enda siis need oskused, mis on aastatega kogutud, lisaks on üritatud teha siin igasuguseid, arvutada nii palju kui võimalik, joonestada ette valmis, arvesse on võetud eelnevate aastate lugusid, mis on juhtunud ja nii edasi. Et võtsingi sellepärast tooli, et tundub, et sellest tulebki üks pikem jutt kohe. Videoblogi me enne teinud ei ole. Küll aga võib-olla on mõni tuttav meie teemaga läbi OpenTracki foorumi. Et mina olin see, kes OpenTracki foorumis postitas seda pagiteemat. Pagidega olen mina tegelenud siin, nüüd saab vist 30 aastat, või õigemini minu esimesest võidusõidust saab 30 aastat. Et kui ma nüüd õieti mäletan, siis 95 aastal tegin mina oma esimese võidusõidu, kus ma sain paar ringi sõita ja sellega see nali lõppes tookord. Vahepeal oleme me ehitanud siin päris hulga pagisid. Minu selja taga on näha siin ühte toruraami. Et see ongi siis nüüd see uus pagi, mida me hakkame kokku panema. Kokkupanemise käigus saab siis näidata, et natuke tutvustada, mis tehnika siin on, miks ta nii on tehtud ja mida on üldse tehtud. Seda pagi tegelikult on ehitatud siin juba, võib öelda, 3 aastat ehk ei rohkem. Ei tahagi öelda, 5 aastat on teda mõeldud vähemalt. Ehk siis 2019 tegin mina Pauskas oma viimase sõidu, siis oma vana Volkswagen mootoriga pagiga. Ja eks sinna kanti oli nagu selgeks saanud juba, et see vana mootori lahendus, ütleme niimoodi, et hakkab ajale ikkagi jalgu jääma. Et see 224 hobujõudu maksimaalselt, mis sellest Volkswageni 1.6 mootorist tuli, see oli, iseenesest oli tegemist väga hea mootoriga ja tegelikult see võimsus oli päris hea ja ta oma vastupidavus oli veel parem, et see sama mootor sõidab täna senimaani ringi, veel sama sisuga. Aga pagimaailmas jäi ta nüüd ajale jalgu. Ehk siis ta oli raske, temast see võimsus, mis välja tuli, oli ikkagi 30, 30, 40 hobujõudu vähem kui teistel. Ja hingi ihkas seda, et kui mina olen sõitnud enamjaolt siin Läti, Leedu, Balti sõite, siis ikka on mingisugune unistus säilinud, et tahaks minna sõita Euroopa etappi selliselt, et seal kuskil lõpus ei ole. Ja selle aastatega võib-olla seda ehitamise rõõm on viimasel ajal oluliselt rohkem kui seda sõidurõõmu, aga see ehitamine on ka väga, väga huvitav protsess. Ja siis sai hakatud mõtlema, et teha siis uus võistlusauto ja mis on põhiline on just see, et mis mootori peale ehitada. Kui täna minu klassis on siis kõik, kas just kõik, ütleme 99% sõitjatest kasutavad siis Hayabusa mootorist ümber tehtud mootoreid. Seal ei ole küll sellest algsest Hayabusast suurt midagi säilinud,
aga fakt on see, et selle baasil need ehitatakse ja saadakse sealt umbes 255, võib-olla pluss hobujõudu. Need autod on kerged, need mootoreid võib kuluda palju hooaja jooksul, aga sisuliselt see tagab nagu kõige kiirema ikkagi siis selle võistlusauto. Hajapuusa tuunimisest kogu selle ülejäänud Euroopa võistkondadega võistelda meie rahakott sulaselgelt ei luba. Et seal on taga sellised professionaalsed mootoritegijad, kes on võib-olla kränutavad seda või on kränutanud kuude viisis neid mootoreid stendis ja seda viimast võimsust sealt otsinud. Et selliselt nendega võistelda meil ei tuleks niikuinii kõne alla. Ja selliseid mootoreid ise osta, selleks, et mingit sutsakat teha, seal ei ole ka nagu mõtet, et seal paarkümmend pluss tuhat on see mootor umbes. Et sellele ka nagu mõtet ei näe. Aga samas on jälle mingisugune tobe tahtmine ikkagi sealt osa võtta ja üritada siis mingit pidi nagu konkurentsis olla. Ja siis saigi välja mõeldud selline lahendus, et minna hoopis teist mootoriteed pidi, mis võiks nagu vähemalt võimsuse kõigepealt tagada ja ma loodan, et ka selle mootoriga maha saab lõpuks või selle jõu. Aga enne kui räägib edasi, siis teeks hoopis ühe tutvustuse selle koha pealt, et mida ma siin üldse teen, mis asi see pagivärk on. Et ennem vist ei ole mõtet väga tehniliseks minna, kui üle on räägitud see, et mis asi, kus need sõidetakse ja kus see tulnud on. Põhimõtteliselt on siis nii, et Euroopas on olemas FIA alla kuuluv Euroopa autokrossi sari, kus siis sõidetakse Euroopa meistrivõistlusi siis autokrossis. Sinna kuulub siis tänasel hetkel 3 klassi pluss 2 lisaklassi. Sarnaselt nagu on rallikrossi sari olemas, rallikrossil on tähistus siis RX, autokrossi sarja tunnus on AX. Selles AX sarjas sõidetakse siis autokrossi reeglite järgi ja kui varem kuulusid sinna alla ka üks klass kereautosid, mis olid siis võrreldavad selliste sarnased siis rallikrossi superkaaridega, siis FIA aitas natuke kaasa ja see osa suri välja ja täna siis on 3 põhipagiklassi, mis seal sõidavad, pluss siis nagu öeldud 2 lisaklassi. Ja need klassid on siis sellised, et on olemas junior pagi kuni 600 kuupsentimeetrit. Need on siis mootorite baasil tehtud sellised K4-veolised siis pagiautod, mis on siis noortele mõeldud. See on siis suhteliselt juba siuke, ma ei oska öelda, mitu aastat see on ei toimunud päris palju igal juhul. Siis teine klass on pagi 1600. See on see sama, mida meiega siin üritame nüüd sõita või oleme ka sõitnud terve aja. Sellest räägib kohe täpsemalt ja siis on olemas 3. klass, on kõige suurem, on see superpagi klass. Superpagidega on nii, et nende vabalt hingava kubatuuri piir on siis 4000 ehk siis 4-liitrised autod ja kui on turbomootoriga tegemist, siis turbokoefitsient on 1,7 FIA-l, ühesõnaga mingi 2,3 ümmargused võivad olla siis need turboga superpagid. Meie oleme sõitnud kogu aeg seda pagi 1600. Seal on mitmeid põhjuseid. Esiteks siin Baltikumis ja sõidetakse enamjaolt seda klassi on nagu sõidetud ja ka nõukaajal, kui seda pagisõitu, pagisporti harrastati, siis ikkagi üle selle 1.6 väga klassi ei olnud. Vist sõideti mingit vabaklassi ka, aga ega seal need mootorid väga suuremad ei olnud. Aga siis on selliselt, et ehk siis kuni 1600 kuupsentimeetrit vabalt hingavat
ja selles klassis on ka võimalik sõita siis tegelikult turbomootoriga, aga turbomootor peab siis olema see 1,7 korda väiksem, ehk siis 940 kuupsentimeetrise turbomootoriga võiks selles klassis ka sõita. Tänasel päeval on nii, et ühtegi sellist autot tegelikult seal ei sõida. Et ehk siis nagu ma ütlesin, enamuses on kõik vabalt hingavad ja Hayabusa baasil. No sinna vahele on ära eksinud mõnikord ka, kas Ducati Panigaalega sõidab keegi ja eks seal ole muud eksootikat ka võib-olla vahepeal näha. Siin 10 aastat tagasi olid seal, domineerisid automootorite baasil ehitatud 1.6 mootorid. Need on nii palju ikkagi rasked ja need Hayabusad on saadud nii hästi käima lõpuks ikkagi, et asi on liikunud ikkagi selle peale. No seal on need põhjused palju, sellest pikalt rääkida, miks ja kuidas see on olnud, aga just huvitav on see, et selle turbovõimaluse peale pole keegi mõelnud. Seal võib olla see põhjus, et nii väikest turbot selliselt käima saada, et ta tegelikult ka hästi sõidetav oleks. Et see nõuab lihtsalt nii palju vaeva, et selle peale pole keegi julgenud minna. Tihtipeale Euroopas need sõitjad kasutavad hästi palju nagu sisse ostetud asju, et ühe firma käest ostetakse raam, teise käest mootorilahendus ja minnakse sõitma. Euroopa meistrivõistlustel on 10 etappi üle Euroopa vaja siis osaleda, kui tahta seda sarja sõita. Ja see tundub, et ei võimalda siis tiimidel endal päris nullist enam teha neid asju. Et on lihtsam võtta siis olemasolev ja proovitud lahendus, maksta see raha ja minna siis sõita. Et see võib olla üks põhjus, miks midagi muud väga otsitud ei ole. On olnud sõitnud üks võistleja siis ühe ka turbomootori versiooniga, mis on siis tehtud siis mingisugusest paigist. Aga paigil on meie spordis vähemalt see häda, et tema see käigukastikene on ikka nõrgavõitu juba, et kui ta on ühe mootoriga ja ehk siis kui mingisuguse siukse 850 või mingisuguse siukse paigi peale teha, siis tükib ta, et tal on see mehaanika juba nõrk. No, üle saab teda laadida, võimsus saab kindlasti rohkem, aga väga suurt edu masin ikkagi toonud, et lõpuks loobus see sõita, et sõidab täna vist vabalt hingavaga jälle. Mulle jäi kunagi silma see, et on olemas, on hakanud tulema need 3-silindrilised väiksed turbomootorid. Ja sai otsitud huvi pärast, et mis siis nagu olemas on ja kus siis on ja kõigepealt ei rotaks silma, aga uurisin seda rotaksit, mulle ta ei meeldinud. Tema see kolvikäigud, tema ehitus ja kõik muu ei olnud mulle, ütleme, see ei veennud eriti selles, et ta võiks selle valu seal ära kesta. Niisama lihtsalt. Ja siis jäi silma Yamaha turbomootor 3-silindrine. Ja see oli juba oluliselt ägedam. Täna siis olemegi ehitanud siis selle Yamaha turbomootori peale siis. See on siis see mootor, mis on pärit mootorsaani pealt. No õnnetuseks ei ole see nii väga levinud asi, ta on nii kallis saan, et seda on siin Ameerikas ja Kanadas on neid eriti palju nagu võtta, aga meie kandis siin niisugused kallid saane väga ei ole, et Soome-Rootsi võib-olla mõni, aga mitte väga palju. No, fakt on see, et selle mootori ma endale siis muretsesin ja sellega ma siis tööd hakkasin tegema. Esialgu selliselt, et oma vana pagi pealt müüsin ma maha mootori, selle Volkswageni mootori siis rallikrossi. See on seal päris häid tulemusi saavutanud ja sõidab senimaani. Ja siis sealt saadud raha eest siis hakkasin sinna sama vanale pagile peale aretama siis seda Yamaha mootorit. Ja tegelikult sain ka sellega ühe võidusõidu tehtud, mis jättis täitsa siukse enam-vähem hea mulje, et turbomootori eripära on tal muidugi olid tal olemas, et ega temaga vabalt hingavaga on kurvi kindlasti paremini sõita. Aga mul oli ta selline nagu poolik ka veel, et polnud ka ime. Kuna oli selge, et ta selle valu pidas vähemalt selle ühe võidusõidu vastu, sai siis Leedus ühel etapil käidud.
siis läks ehitamiseks, et teha sihuke auto, millega EM-i võiks sõita. EM-il olid muutunud just reeglid. Ehk siis kogu turvapuuri või auto raami osa siis kirjutati uuesti. Kui varem oli kogu auto või pagi turvapuur oli defineeritud läbi siis kereauto turvapuuri. Seal oli, tänu sellele see oli sihuke, pagi jaoks teda ei saanud üks ühele tegelikult rakendada. Ei olnud ühtegi pagi minu arust olemas, mis oleks sellele vastanud täpselt, aga siis lõpuks FIA leidis, et okei, et tuleb ikka vist teha korralikud reeglid ja seal oli probleeme veel, sellest räägime siin raamijutu juures varsti, aga fakt oli see, et tehti siis uus turva või ütleme terve auto raami siis reeglistik. Ja see hakkas täpselt niimoodi kehtima, et mina enda vana autoga ei oleks sinna enam EM-ile proovima saanud minna. Sellepärast, et tegelikult mul ei vastanud ta enam ka mitte sellele viimasele eelnevale nõudele. Ühesõnaga oli vaja uut raami hakata tegema, seda me hakkasimegi tegema. Ehk siis sai välja töötatud tervenisti uutele FIA nõuetele vastav siis autoraam, mida mul siin siis selja taga on näha. Saime me ta tegelikult valmis siis 2 aastat tagasi kevadeks. Aga me saime ta selliselt valmis, et me saime palja raami valmis. Saime ta ära sertifitseeritud. Ehk siis mul oli siis võimalus sellega nagu minna, saime selle turvamootori siin ilusti peale. Saime kõik selle asja käima ka. Pool autot oli siis vana auto juppidest, ehk siis kõik need veermikud, detailid, käänteljed ja nii edasi olid siis vana auto küljest. Värvida me seda raami ei jõudnud, see sai tõmmatud siis vürdi Rostopi spreiga üle. Ja juhtus nii, et me saime Pauska EM-i eelnevaks päevaks. Saime selle auto käima, sain siis ümber garaaži teha 2 tiiru ja läksime siis EM-i sõitma. Mis seal ikka juhtuda saab? Ei läinudki kõige hullemini tegelikult. Et tegelikult sai see võidusõit ära sõidetud. Ma olin esimene, kes jäi B-finaalist välja. Tagantjärgi tarkusena oli oma viga, oleks pidanud. Ühesõnaga viimases eelsõidus sõideti mulle natuke pihta stardis. Sõideti esimene veermik kõveraks ja kuna ei saanud väga hästi aru, et mis seal puruks on, ma arvasin, et äkki taga pendelvõlga puruks, et ma ei hakka lõhkuma, et ma lõhun siin amordid asjad ka ära, et ma siis tõmban raja äärde ja katkestan, oleks pidanud roomama 0-4 lõpuni, siis oleks olnud ka B-finaalis. Aga see iseenesest saadi nende eelsõitudega, sain ma teada, et mis siin nüüd need probleemid on ja mis siis, mida parandada tuleb tegelikult. Oligi mõeldud testisõiduna, et sealt ega mingit lootust ei ole, kui eelmispäeva õhtul lähed Euroopa meistrivõistlustele olemata sõitnud selle autoga mitte ühtegi meetrit enne. Mis olid põhihädad? Põhihädad tulid sellest mootori juhtimisest, et mul oli senimaani peal oli originaalmootori juhtplokk. Seda oli küll ümber tuunitud. Me saime kätte siit ilusti see 316 hobujõudu, mis 1,6 klassi arvestades on ülikõva. Et mul oli seal, ma arvan, sula selgelt kõige võimsam mootoriga võistlusauto. Aga temaga sõita selle softiga, mis saanil on. Esiteks poolmomendi kõverat oli siis tõenäoliselt variaatori pärast oli siis piiratud, siukse momentile maha tõmmatud. 7 pealt läks järsku siis, tuli siis korralik moment järgi. Käib ta siis 9,5-ni, nii et ütleme siis 2500 pööreta oli seda sõidetavat vahemikku. Aga see ei olnud kõige hullem probleem. Kõige hullem probleem oli saani softiga kaasa tulnud funktsioon, mida siis Yamaha tegelikult reklaamis saanile, et kui järsku gaas maha lasta, siis ta ei lase mitte drossellappi kinni päris või õigem drossellapp kinni, aga tühjaga mootori jäetakse lahti ja et mootori pidurdaks. Ehk siis saan näiteks suure pidurdamisega esimesed suusad läbi lume kukuks siis. Et enamus saane, või paljud saanid on ju 2-taktised ja nad tahtsid siis, et see 4-taktine võimas saan siis käituks siis vist samamoodi kui mingil määral. Vaat see nüüd mulle üldse ei sobinud. Kurvi minnes
selle Volkswageni mootoriga, lõi käigu alla, pidurdasid mootoriga, jalaga ka natukene juurde ja oli ideaalne kurvi minna. Sellega, kui ta põhimõtteliselt kurvi minnes üritab sind edasi suruda, siis sinna kurvi minna on suhteliselt võimatu. Et siis tuleb minna piduritega, puhtalt pidurdada siis pedaaliga. Sellel autol olid pedaalid, ütleme see pidur oli nii palju nõrki ikkagi, mul olid esimesed pidurid olid ees tihvri sees mitmel põhjusel ja taga küll rataste sees, aga nende pidurite mõõdud olid suhteliselt väiksed, sest et tegelikult selle vabalt hingava Volkswageni mootoriga ei olnud pidurdusega mitte mingisugust probleemi. Sai siis kahe peale kokku käik alla pluss siis jalapiduriga see ilusti ära sõidetud, ei läinud kuumaks ega midagi. Sellel hetkel, kui see Yamaha hakkas kurvis nagu edasi suruma, siis see pidurdamine muutus selliseks, et 2 ringi ja oli lõpetatud piduritega. Et kui oli odavam klots, siis oli klotsid sulanud, kui oli kallim klots, siis sulas kõik muu. Tegelikult juba Leedus katsetamisel vanaraami peal oli selgus, et seal oli ka ekstreemne rada, kus oli peale pikka sirget oli tagasipööre. Et see ei kannata seda sellist pidurdamist välja. Tulin finišis, sõitse läbi, tulin boksi, siis mul esiotsa klotsid põlesid sõna kõige otseses mõtte sees ja küljekatted olid ära sulanud ja kõik muu. Pauska sai mindud natuke paremate klotsidega ja natuke jahutus siin organiseeritud, aga see oli kõik selle vana auto pealt veel. Et sellest oli vähe. Ja kõiksugune see ülejäänud turbo, ütleme ALS ei olnud, stardiabi ei olnud, käiguvahetus katkestit ei olnud. Kui sa paned näiteks 3. käigu pealt 4., siis oli vaja varvaskorra gaasi pealt ikkagi maha lasta, et käik välja tuleks. Ja siis juhtus see, et nagu gaasi natuke tagasi lasid, siis originaalsoftiga blow of clap lasi rõhu maha korraks. Siis tekkis mingisugune väike viivitus, see nii jälle vedama hakkas. Samamoodi kui hüppe peal näiteks rataskorra kergeks läks ja piirikusse käis, siis lasti rõhk maha. Ehk siis kõik asjad kokku oli see sõit väga siuke ära hakitud, et niimoodi sõita ei saanud. Et see oli see sai selgeks, aga üli ja test oli selles mõttes, et saigi kõik selgeks, et mida teha tuleb ja kuidas. See oli siis täpselt 2 aastat tagasi, mitte täpselt, aga 2 aastat tagasi Pauska EM-il. Ja siis sai võetud vastu otsus, et nüüd lähme hakkame aretama siis seda mootorijuhtimist ja teeme siis autoga valmis lõpuni. Tänaseks on see auto kõik tükid valmis tehtud, nagu näha, lõpuks on raam ära värvitud. See on vaja nüüd kokku laduda. Siis on vaja panna siia peale teine juhtblokk ja see ära stendida. Tegelikult on kõvasti tööd ära tehtud, see juhtmepunt on praktiliselt valmis, seal on mõned üksikud otsad vaja veel lõpuni ära viimistleda. Igal juhul on sellele autole peale pandud nüüd Motec juhtblokk, mis võiks võimaldada kõike seda stardiabi, ALS ja kõike muud täpselt nii hästi nagu vaja. Veel on mõni juhtblokk siin peal, selleks, et juhtida igasuguseid ventilaatoreid ja asju. Sellel autol on 2 suurt ventilaatorit on mootorijahutuseks, üks on siis turbo vahejahuti jahutamiseks. Ehk siis siin on paras elektri on peal, ehk siis BMW juhtblokk on siia topitud ja kokku on vist 5 juhtblokki, mis omavahel kännivõrgus siis käivad. Pagi võiks hoida lihtsana, selle mootori ja selle versiooniga paraku ei ole võimalik. Mis selle kohta veel? Sellist lahendust ei ole siis täna keegi kasutanud. Et mina sõitsin taga 2 aastat tagasi, tegin siis ühe testisõidu ja peale seda ei ole rohkem neid katsetusi olnud, et selle koha pealt olin ma esimene. Ma loodan, et ma nüüd see aasta saan niimoodi minna, et see auto nüüd toimib ja töötab nii nagu vaja. Et igal juhul selle jaoks on tehtud hästi palju tööd. Ja nüüd kogu selle blogi mõte nüüd ongi see, et ma näitaks, et mis ma siin teinud olen, kuidas ma teinud olen, miks ma seda teinud olen. Siin on palju vaeva ja tööd nähtud ära selle torrami tegemisega. Siin on materjalid, siin on termotöötlus tehtud talle ja nii edasi. Et räägiks nendest,
siis räägiks sellest jõuülekandesüsteemist, räägiks sellest mootori teemast. Selle auto juures on päris palju tehtud komposiitmaterjalist detaile. Siin on löögiplaadid külgede peal. Kõik see on oma tehtud koha peal käsitööna. Et siin ei ole mitte midagi suurt sisse ostetud, mida saab ise teha vähegi. Ehk siis annaks selle autos siis sellise ülevaate. Nüüd võib tekkida küsimus, et kuidas, mis pagivärk, et seda ei ole nii palju kuulda, et te teate võib-olla, et neid kartpagisid siin Eestis sõidetakse palju. See ei ole siis see kartpagi, see on siis pagi 1600, nagu see öeldud. Enne rääkisime, et oli 3 klassi või on Euroopas. Selle ma unustasin ära, et 2 lisaklassi on nüüd, ongi need kartpagid, junior ja täiskasvanu oma. Aga see pagi 1600 või superpagi, et mis selle asja point on, miks seda sõita? Eestis kõik on nagu ralliusku väga tugevasti. Vanasti sõideti seda Lõuna-Eestis, oli populaarne autokross ja pagid just. Et Põhja-Eesti pool oli just see ralli teema oli. Ralli, omal ajal need autod ei olnud kättesaadavad ja nii edasi ja sellepärast siin Nuias on hästi tugev pagiehitajad olnud siin läbi aegade. Nad on siin ka suuri võite saavutanud nii liidumeistrivõistlustel kui ka siis Euroopa meistrivõistlusteni välja. Täna on see pagiteema vaikseks jäänud. Põhjus on selles, et siin ongi liiga palju ehitamist ja liiga spetsiifiline on see asi. Ja ega meid siin väga palju alles ei ole jäänud. Aga põhjus, et miks on seda pagi mõtet teha? Ma võiks mõned üles loetleda, mis selle asja mõte nagu on. Minu jaoks eelis tegemist on toruraami peal autoga. Teda on võimalik ehitada, parandada, teha minu jaoks lihtsamini kui kereautot. Kereautoga kaasneb jube palju terasplekki, mis ei tee mitte midagi kuidagi paremaks. Aga see selleks, see on minu mõte. Siis on tegemist keskmootori autoga. Järgmiseks, need on nelikveolised autod. Selle auto kaal on veits alla 600 kilo. Võimsus siis, nagu öeldud, üle 300 hobujõu. Kui tal on ka see 250 hobujõudu või tegelikult see, mis mul oli, see 224 hobujõudu, ka see teeb selle auto väga kiireks. Kui te need asjad nüüd nagu kokku võtate, siis te võite ette kujutada, millise dünaamikaga see auto tegelikult on. Sellise dünaamikaga autoga mina pakun, et enamusel oma elu jooksul sõita ei ole võimalik. Mis on oma kaalu ja kõige suhtes. Ja miks just see autokrossi pool, miks mitte rallikross, mida meil siin palju sõidetakse, siis loetleks üles selle, et rallikross on nagu mini-ringrada siin kujunenud välja, et ta on praktiliselt terveniste asfaldiradade peal sõidetakse. See, et seal mõni jupikene mingisugust betooniga vahepeal on ka siuksed radasid, kus on võib-olla kruusa rohkem. Autokrossi sarjas sõidetakse selliseid radasid mööda, mis on üleni kruus. Välja arvatud stardis üks jupikene, et kõigil start võrdne oleks. Minu jaoks on eelis see, et autokrossis lastakse lahti korraga 10 autot, mitte 4 või 6 või mis iganes kaupa. Et sõidud on selles mõttes, tänu sellele on väga põnevad, et on 10 autot korraga stardis. Väiksemates klassides võidakse lasta veel rohkem lahti korraga. Siin ei ole jokkerit. Kuna lastakse 10 autot lahti, tegemist on lahtise pinnasega radadega, siis on seal põnevust ilma selle jokkerita palju rohkem. Ja ongi kõik. Ehk siis see autokross on natukene sarnane võib-olla rallikrossiga, aga tegelikult, kui hakata lähedalt vaatama, on päris palju erinevusi. Seda autokrossi harrastatakse, just seda pagi poolt harrastatakse hästi palju, Läti-Leedus on palju, ja kui vaadata üle Euroopa, Tšehhis on hästi palju sõitud, on Slovakkias, on Saksamaal, on Itaalias, on Prantsusmaal populaarne. Et neid sõiteid tegelikult üle Euroopa on päris palju ja nende võistluste juurde vaadatuna, kui need nüüd
ütleme lähemalt vaadata mõnda võistlust, siis on olnud kordi, kus on osalejate arv näiteks selles 1.6 klassis on olnud 47 tükki ühes klassis siis, pluss teised juurde. Ehk siis neid sõitjaid on üle Euroopa tuleb ikkagi päris palju kokku. Tänaseks on juba tootjad välja kujunenud, need, kes raami toodavad, need, kes mootoreid toodavad ja nii edasi. Ehk siis neid on juba on nii, ta on läinud siukseks, kas öelda päris professionaalseks, need, kes neid asju seal teevad, on kindlasti juba professionaalid. Tiimid ka sisuliselt, kui sa pead 10 etappi üle Euroopa sõitma, etapp Lätis, Leedus, Tšehhis on mitu etappi, Saksamaal on tihtipeale mitu etappi, Itaalias, Prantsusmaal, kindlasti unustasin mõne veel ära, Ungaris on olnud etappe. Et neid kaasa sõita, siis sisuliselt oled terve suvi pluss siis kevadest sügisest veel ära võistlustel niimoodi, et sisuliselt on tegemist professionaalsete tiimidega, kes seda teevad. Kõik ei sõida võib-olla päris kõiki etappe läbi, et see on teatud kamp esiotsamehi, kes käivad kõik läbi, aga neid etappe on üle Euroopa. Et tegemist on päris ägeda ja päris kõva sarjaga. Ja ega sellest ennem aru ei saa, kui tuleb tulla mõnele võistlusele kohale vaadata. Kõige lähem versioon on 31 juuni, 31 mai, 1. juuni toimuvad siis Euroopa meistrivõistlused autokrossis Pauska raja peal. Kes Pauska rada on näinud, et see on selline kiire lahulisrada, kus on alati kõik sõidud põnevad. Et sinna kutsuks vaatama. Minu selle pagiehituse kõige suurem eesmärk ongi see, et panna see asi nüüd korralikult kokku, saada ta käima nii nagu vaja, saada ka sõita võib-olla ennem natukene ja lõpu eesmärk on jõuda sinna Pauska EM-ile, ehk siis meil on ka see ajapiirang täna ees, et sinna tuleb jõuda ja sinna võimalikult hästi jõuda. Kui rääkida nende pagiautode kiirustest, siis tegemist on rajaautodega, need rajad on sarnased rallikrossis, on raja pikkus umbes sinna 1 kilomeetri kanti. Et ta võib olla siin paarsada meetrit lühem, paarsada meetrit pikem, aga keskmine on 1 kilomeeter. Hea on see, et on suhteliselt turvaline. Need autod on küll pole kiired, aga see kinnine rada, siis on võimalik rada valida selline, et ta oleks turvaline. Et ei oleks seal mingisuguseid suuri puid ja piirded on sellised, mis võiksid nagu sõitjad säästa ja nii edasi. Et ohtlikku kohtasid saab sellega nagu maha tõmmata, et rada on kinnine. Ja iga natukese aja taga on sellised punktid, et lipumehed pluss siis kustutiga mehed. Ehk siis oleneb sellest, et see auto on väga kiire, on ta tegelikult saadud väga turvaliseks kogu see klass. Et näiteks ralliga võrreldes on kindlasti tükimaad ohutum, sest et me ei käi sõitmas kuristiku serva peal või metsa vahel, kus on palju puid. Kiirus, dünaamika on neil jube hea, sellepärast et autod on suure võimsusega, nelikuedused ja kerged. Ja kõik see keskmootor, toruraam, see annab ainult kõigele sellele kaasa aitab. Olenevalt rajast võib olla selliseid hetki, kus superbug ei olegi kõige kiirem. Võib juhtuda nii, et 1.6 selle sobib rada paremini ja siis on 1.6 kiirem. Ehk siis suur võimsus alati ei päästa, aga selge, et kui superbugi mees väga ei pea rada valima, et ta võib sõita ka läbi sellise koheva valli niimoodi, et tal hingest kinni ei tõmba mootor, siis 1.6 päris nii ei saa, 1.6 see sõit on mõnes mõttes nagu peenem, et see oleneb sellest konkreetselt raja seisukorrast, et kes tollel päeval kiirem on. Muidugi vaatemängu pakub see suur klass rohkem, seal on pauka mürtsu nagu pealtvaatajale näha rohkem, aga 1.6 samamoodi. 1.6 on, kuna on enamus vabalt hingavaid, siis tuleb seda ilusat mootori häält võib-olla rohkem või
sama palju. Mis nende juures veel? No kereautost, kui võrrelda nagu superkaaridega, noh, nad on ikkagi nii palju raskemad, kuigi on võib-olla kasutatakse suurivõimsaid mootoreid, siis tükib üldiselt niimoodi olema, et näiteks Bauska raja peal 1/6 pagi on ikkagi 2 sekki kilomeetri peale kiirem kui see superkaar. Nii et ehk siis see siin teile võrdlus, et kui palju võib olla siuke 1/6 pagi siis kereautos, 2 sekki rallimeeste mõistes on ju kalender. Aga noh, selge, kerged masinad tänu sellele. Täna me sõidame selliseid siledaid lauged radasid mööda pigem. Et siin me oleme siin üritanud, et Eestis ka mõnda etappi korraldada, olemegi korraldanud. On siin toimunud Balti meistrivõistluste üks etapp siis Missos. Seal sai ta kuidagimoodi ära pidada, võib-olla siin Põltsamaal, kui rada ümber teha, võiks ka sõita. Aga ütleme nii, et Eestis ei ole ühtegi sellist pagirada, mis päris hea oleks, ütleme see meie klassi pagile. Et ta ei ole, seda asfaldit ei tahaks nagu väga sõita, saaksime sõita kindlasti. Aga ma ei näe nagu sellel mõtet, see kruus on nii palju ägedam. Ja siis tuleks seda pagi hakata ümber seadistama, teda vedrustust ümber tegema ja nii edasi, et sellele nagu ei ole väga mõtet ja pagiradadel on, ütleme autokrossi radadel on need piirete teema on natuke teistsugune kui rallikrossi rajal. Nii et meile üks ühele nad ei sobi ja kui seda sõidurõõmu mõttes, siis mina ütleks siin kandi, ütleme, kõige parem rada siin Baltikumis ikkagi on Bauska. Näiteks Lätis Piskalni rada on ka üliäge sõita. Nii, aga sellega võtakski siis selle natukene liiga pikale läinud sissejuhatuse kokku. Ja järgmine kord lähme juba siis tehnilise teema juurde. Ja suure tõenäosusega võtame käsile siis asjad, mis puudutavad siis raami, materjali ja seda, kuidas see raam kokku on ehitatud. Aga tänud kuulamast ja nägemist järgmise korrani.